Mina olen Janis ja täna me grillime lõhet. Ma olen kuulnud, et inimesed natuke kardavad seda mõnikord, et kuidas ma seda grillin. Ma näitan, et see on tegelikult väga lihtne. Kõige olulisem asi, nagu ikka, grillimise juures on marinaad. Ja lõhele me teeme täna ühe lihtsa ja kiire marinaadi. Kui šašlõkk peab siin 24 tundi marineeruma, siis lõhele piisab poolest tunnist. Hakkame peale. Lõhele teeme täna lisandiks ürtidega grillitud spargli. Meil on siin valmis lõhesteigid, puhastatud. Nahk on siin all alles, seda ei pea ära võtma. Alustame siis marinaadist. Meil on vaja marinaadile taaskord 3 olulist koostisosa. Natukene magusat, natukene soolast. Kasutame jälle sojakastet ja hapet. Sidruniga on niimoodi, et kasutame ära nii sidrunikoore kui ka sidrunimahla. Et siin täiesti poolest sidrunimahlast piisab, sest muidu see sidrun küpsetab selle poole tunniga selle lõhe isegi täiesti ära. Meil on siis sidrun, mesi, sojakaste, küüslauk juba valmis hakitud. Ja siis meil on siin murulauk. Paneme kõik sisse. Segame ta ilusti kokku. Juba lõhnab väga hästi. Siia me lisame natuke Dijoni sinepit, musta pipart. Siit lisame veel natuke värsket murulauku. Ja oliivõli. Perfecto, mõnus, kergelt aasiapärane sojakastme pärast. Kasutame jälle niisugust suletavat kotti. Tõstame oma lõhesteigid siia kotti. Marinaad läheb siia peale. Paneme koti kinni ja masseerime nagu õrnalt selle marinaadi siia ilusti siia sisse. Jätame ta pooleks tunniks oma õiget aega ootama. Siis järgmiseks meie lisand, mis on täna spargel. Värske, ilus, roheline. Paksemaid spargleid võib kergelt koorida. Peenemaid ei ole vaja. Need on niigi pehmed. Nii, sparglid on siin ilusad. Paneme neile natuke küüslauku, natuke sidrunimahla, natuke rosmariini, oliivõli, must pipar ja sool. Ja raputame nad siin niimoodi mõnusalt läbi. Siis natuke peterselli. Üks tore maitsaine Lidli maitsaine riiulilt. Sidrunisool. Spargel on valmis grillimiseks. Meie lõhesteigid on nüüd natuke marineerunud, saanud maitsed külge, aga ei ole sidruni mahlaga veel ära küpsenud, nii et täpselt õige aeg nad grillile panna. Grill on meil siin kuum, kuna me paneme selle lõhe siia grillile niimoodi nahk allpool, siis hea oleks see grillrest korraks õliga üle pintseldada. Muidu ta võib siia kõvasti kinni jääda. Hakkame siit otsast minema. Lõhed on ilusti peal. Paneme korra kaane kinni. Lõhega on nüüd siuke asi, et see peab küpsema siin grillil maksimaalselt 10 minutit. Muidu ta lihtsalt küpseb liiga üle. Aga kui lõhe on paar minutit juba peal olnud, siis võtame siit kenasti maitsestatud sparglid ja paneme siia kõrvale. Paneme kaane kinni ja anname talle 5 minutit küpsemiseks. Nii, lõhed on vahepeal nüüd grillit maha tulnud. Ilusad, täpselt õige küpsusastmega. Siia kõrvale läheb spargel. Oluline on sparglit ja lõhet mitte üle küpsetada. Sparglile paar minutit grillil ja sellest piisab. Lõhele, praegu läks mingi 7, et mitte rohkem.
Voilà, head nautimist!